2 vanemat üritasid oma noort tütart vanema mehega abielluma sundida. Tütar keeldus. Seejärel üritasid nad talle haiget teha ja lõpuks mõisteti nad õigeks, kuigi kõik oli kaamerasse salvestatud. Kuidas sa saad end isaks nimetada? Nad üritasid mind tappa. Mu isa üritas mind omaenda kätega tappa. Ma mõtlen, jah, see on ilmselt üsna probleemne. Ma ei ütleks, et olen õnnelik, et see juhtus, aga ma olen õnnelik, et olen sellest olukorrast eemal. Mul on hea meel, et olen siin. Ma olen ikka veel elus. Algen investeering. Ma mõtlen, kui mõelda sellele, et tüdrukut ähvardati aumõrvaga ja tema vanemad pidid tegelikult kaamerasse jääma, kui nad üritasid teda tappa. Sõna otseses mõttes, et tal on nüüd võimalus meist vabaneda. Nad oleksid ta peaaegu saatnud Iraaki, et ta abielluks vanamehega. Selle kohta peab mingi seadus olema. Ja sa arvaksid, et midagi peaks juhtuma. Need inimesed peaksid selle eest vangi minema. Jah? Aga ei, nii ei läinud. Uurimine näitas, et härra Ali oli ähvardanud oma tütard niinimetatud aumõrvaga, kuid prokurörid ütlesid hiljem, et pole tõendeid selle kohta, et see oleks olnud kuriteo motiiv. Kohtunik Christine Schaller ütles karmid sõnad, kui ta määras härra Alile umbes 20-kuulise vanglakaristuse ja proua Alile 364 päeva, millest 83 päeva peatati, nagu osariigi karistusjuhised lubavad. Aga te ei kavatsenud teda lahti lasta ega lubanud tal hingata, sest te ei kavatsenud lasta kellelgi teisel olukorda kontrollida. Teie tahtsite kontrolli hoida. Inimesed peavad mõistma, et nad vajavad rohkem abi. Mina ei saanud kunagi vajalikku abi enne, kui see tõesti juhtus. Ma pidin päriselt kannatada saama. Mind kägistati, et abi saada. Ma ei tahtnud seda, aga see oli ainus viis, kuidas ma abi sain. Ja ma tahan, et inimesed tõesti iseenda eest räägiksid. Raporteerib Turstoni maakonnast Lynn Nguyen, Como News. See ongi päriselt olemas inimesed. See on päris asi, et inimesed langevad aumõrvade ja aumõrvakatsete ohvriks sellistes kohtades nagu Washington. Ma mõtlen, teate mis, siin on küsimus, mille peame endalt küsima. Me näeme, et meie ühiskonnas on probleem, et need inimesed imbuvad sisse. Aga kas me teeme piisavalt mitte ainult oma laste kaitsmiseks, vaid ka nende inimeste laste kaitsmiseks? Kes on maniakaalsed, hullud ja pöörased ning kellel on uskumatud ohtlikud religioossed ideoloogiad. Kas me teeme piisavalt? Sest vandekohus ei teinud midagi. Nad ei kaitsnud teda, mitte korralikult. Nad panid ta mõneks kuuks vangi mingi tehnilise nüansi tõttu. Mis see on? Ma mõtlen, et mina isiklikult hoolin oma lastest rohkem kui nende lastest. See on loogiline ja ma hoolin meie lastest rohkem kui selle ühiskonna lastest, aga ma siiski hoolin neist.